no tegelikult on ikkagi, ma arvan, et on valmis. Aga väikest lihvimist me teeme ühe korra veel Luua laagris, siis 5., 6., 7. september, et vahetult 3-4 päeva ennem tippvõistlust, et saame ikkagi korra kokku ja vaatame asjad veel üle. Ja eks siit ole ka mõelda, et ikkagi laasimisel tegime liiga palju vigu ja peab selle asja korda saama. No missugustest maadest kõige suuremad konkurendid tulevad? No kahtlemata lähinaabrid, Soome ja Venemaa on kahtlemata ja tugevad tiimid Saksamaa, Austria, Holland, Itaalia, Prantsusmaa. Võib-olla nüüd saidki öeldud, aga võib-olla ka Valgevene. Täna oli väga huvitav, et siin vaadata Valgevene koondist, siis ei olnud nagu väga head tulemused ja siis sai küsitud, et kas teil on see sama võistkond, kes läheb MM-ile, on täna siin siis vastuseks öelda, et minister keelas ära tiimil tuleku ja et tiim peab kodus trenni tegema, ei saa siin luhvitada mööda Euroopat mingitel võistlustel käia. Siuke kord siis Valgevenest. No meil teistmoodi asjad ja kuidas üldse koondise tase tundub siin tänase võistluse põhjal? No tundub ju, et sai õige koondis valitud, eks ole, et enne laasimist olime 3 ees, kõik meie, kes me oleme koondisesse saanud ja peale laasimist ikkagi jäime ka 3 ette eestlast, et ju siis sai õige koondis valitud. Kas Šveitsiks on mingid sihid ka endale seatud? No eks ikka see, ma endal ikkagi väga seda individuaalset poolt ei usu, et suudaks nagu väga kõrgeid tulemusi saavutada, aga no kahtlemata oleks kõige parem meel, kui meeskondlikult jälle õnnestus midagi korda saada.